Täna räägime siis seemnetest. Kõigepealt võtaksime vaatluse alla köögivilja seemned ja üldjoontes ma jaotaksin nad kohe kaheks. Esimesed köögiviljad ja maitsetaimed on siis seemned moodustavad sellise grupi, mis vajavad kindlasti taimede ettevalmistamist. See tähendab siis seda, et me peaksime nad külvama praegu veebruaris, märtsis ja et taimi kasvatatakse ette selleks, et kui neil on liiga pikk kasvuperiood, siis meie lühikese suvega saaksid kindlasti need viljad valmis. Ja alati on nende seemnepakkide taha siis kirjutatud ka selle sordi kirjeldus ja kuidas neid siis kasvatada ja kui mitu päeva siis kulub tärkamisest saagi valmimiseni. Antud juhul siis termo on näiteks kirjutatud, et on determinantne. Determinantne on nüüd selline spetsiifiline sõna, mida iga kord ei teata, mida see täpselt tähendab, aga üldjoontes on ta siis madalakasvuline tomat ja indeterminantne siis kõrgekasvuline. Need on siis kaks sellist tomatile kuuluvad siis terminit. Need kaks tükki näiteks, millest ma praegu räägin, Malle ja Termo on aretatud Jõgeva sordiaretuse instituudis just arvestades siis Eesti kliimatingimusi, nad väga sobivad. Ja Malle on siis väga magusamaitseline, hea mahedamaitseline tomat. Siis muidugi väga armastatud tomat oksart ehk siis härjasüda, mis siis on väga lihaka sisuga, et ei tohikski lasta ennast heidutada sellest, et härjasüda pole välja kirjutatud, et peab natukene siis lihtsalt meeles pidama, et on mõned asjad ka inglise keeles või on siis lausa tõlgitud siin. Nii, siis järgmised ette kasvatatavad taimed on kindlasti paprika. Paprika näidiseks ma näitan siin praegu ühte mustaviljalist paprikat ja mustaviljaline on ka muidugi baklažaan. Need on nüüd küll ühest sugukonnast pärit seemned, et maavitsalised, kuigi maitse poolest on nad siis erinevad, aga mõlemad jällegi soojalt maalt pärit ja vajavad ette kasvatamist. Veel räägiks, et ette kasvatada tuleb kindlasti kapsad, kurgid, kõrvitsad, meelaanid, arbuusid. No kõik need kõrvitsaliste sugukonda kuuluvad siis kabatšokid ja patissonid. Ja siis on veel olemas üks väga tuntud seeme on rugola. Teda siis võib külvata otse peenrale, teda ei pea ette kasvatama, aga samuti võib teda ka panna muidugi aknalauale potti juba praegu kasvama. Nüüd veel on ühed eksootilisemad tüüpi sellised lehtköögiviljad, mis on mahedama maitselisega. Kui rugolal on selline natukene kirbe mõrukas maitse, siis nendel on just selline mahedam maitse. Üks väga maheda maitseline kiiresti kasvav taimeka on põldkännak, et meenutab pildi pealt natukene rugolat, aga on siis hoopis teistsugune, et lihava ja mahlase maitsega. Siis on siis Hiinast pärit väga keeruliste nimedega tatsoi ja paksoi, aga kõiki soovitaks ikkagi järele proovida. Siis ühed teistsugused sibulad näiteks on karulauk, mis on meil tegelikult looduses 3. kategooria kaitseoluline taim. Teda siis loodusest korjata ei tohiks, aga võib teda siis seemnetest endale ise külvata. Ja süüakse just tema lehekesi, mis on hästi kasulik tervisele. Siis üks murulauku meenutav taim, mis on tegelikult mugullauk, on siis ka natukene küüslaugu maitseline, tal on ka sellised peened lehed, kasvab tema kõrgemaks kui murulauk ja õied on tal valged. Väga populaarne on muidugi basiilik, eelkõige siis rohelist basiilikut väga palju kasutatakse, aga on olemas ka lillade lehtedega basiilik. Basiilik tuleb külvist üles umbes 7-10 päevaga ja võib ju alustada tema külvamist juba praegu siis potti aknalaua peal kasvatamiseks. Ja siin on siis hoopis üks teine taim on lutiklill, mis väga meenutab nüüd seda tumeda lehelist basiilikut, aga ka lutiklille kasutatakse toidu maitsestamiseks ja maitsed on tal siis siin kirjas, et meenutab pipart ja münti, et jällegi väga huvitav maitseelamus võib sellest tulla. Siis loomulikult herned, mida varem me selle herne maha paneme veel, seda parem, sellepärast et siis ta jõuab
kauna sisse teha sellise kaitsva kihi, et ei lendaks need hernemähkurid sinna kallale ja siis hernes ei lähe ussitama. Nii, nüüd me näeme, osad on sellised suured uhked pakid ja siin peal on sellised kettad. Nüüd need kettad tähendavad seda, et siin paki sees on selline paberist tehtud ketas, mille me võime siis panna poti peale, poti sisse asetame jälle samamoodi seda külvimulda ja siis tihendatud mulla pinnale siis selle ketta ja natukene veel riputame siia mulda veel peale. Ja nende ketaste sees on siis seemned. Seemned on paigutatud selliste hõredate vahedega, et tekiks parasjagu neid taimi, et nendel oleks ruumi ja me saaksime kohe neid toiduks kasutama hakata. Ja teised seemned on siis müügis lintidena. Need on siis nagu need perfolindid kunagi olid ja seemned on jällegi paigutatud parajate vahedena. Nüüd, kui me teeme siis peenramaale sellise vaokese ette, paneme selle lindi ja siputame talle umbes 0,5 sentimeetrit mulda natukene peale, et see hoiaks niiskust, et oleks seemnetel parem idaneda, siis selle lindi pikkus on siia kirjutatud, et on 5 meetrit, nii et me saame 5 meetrit omale porgandeid ja pääseme siis hiljem sellest harvendamisest. See tähendabki seda, et jälle seemnekadu on väiksem. Et kogemused köögiviljade kasvatamisel tulevad ikka enda käest õppides ja kui te olete nüüd ühe sordiga katsetanud ja see oli hea, siis ikkagi soovitan võtta kõrvale alati midagi uut, mida te veel ei ole katsetanud või isegi naabrinaine ei oska veel öelda ega soovitada, siis võtke alati midagi uut.